Tere kõigile ka minu poolt. Ja minu teemaks lühidalt on siis jätkusuutlikkus läbi positiivse afekti. Ning kõigepealt lühidalt, kes ma olen ja miks ma üldse sellise teemaga olen tegelema hakanud. Et minu haridustee iseloomustab tegelikult üsna hästi seda, et miks ma seal olen ja kuidas ma sinna sain. Ja seega selle paningi siia. Et läbi põhikooli on mind kannustanud suur bioloogia huvi ja loodushuvi ning gümnaasiumis see aina süvenes ning ma sain ka kõikvõimalikke erinevaid bioloogia meetodeid ise proovida. Ja selle tõttu võib-olla osaliselt, võib-olla see oli ka tüdimus juba, aga võib-olla see oli ka see tärkav mõte, et tegelikult ma tahaksin rohkem teada inimkäitumisest. Ja ma ei saanudki aru, et kuidas siis inimkäitumine ikkagi tekib, miks nad sellised kummalised olevused on, aga ma arvasin, et see kuskil ajus toimub. Ja siis ma otsustasingi, et ma tahaksin õppida psühholoogiat hoopis, mitte bioloogiat, ja hakata inimpsüühikat ja käitumist uurima bioloogia meetoditega. Ja sellega ma olengi tegelenud tegelikult kogu ülikoolis oldud aja. Ning jõuangi selleni, et mis on siis see laiem probleem. Et miks ma täna siin olen, miks ma räägin jätkusuutlikkusest. Et mis te arvate? Mis võiks olla just lääne ühiskonnas, sellises arenenumas ühiskonnas, Euroopas, Ameerikas, kõige koorvamal haigus, kui arvestada siis seda aastaid, mil inimesed elavad haigusega. Ja kui selle peale ei tea, siis võib-olla teiseks vihjeks, et tervishoiuorganisatsioon ennustab, et see haigus saab olema 2020. aastaks teisel kohal selles edetabelis, kus on need haigused, mille tõttu inimesed puuduvad töölt. Ning see on tõesti väga levinud, te võite pakkuda, et mis võiks olla selline ränk haigus, mis on läänemaailmas kõige koormavam. Ongi depressioon ning mis selle asja veel hullemaks teeb, on see, et praegu kuigi on olemas tohutu hunnik erinevaid raviviise, siis ainult pooled patsientidest tegelikult tervenevad. Ja need on need inimesed, kes on läinud abi otsima. Väga palju inimesi tegelikult ei lähegi üldse abi otsima. Et kas ei tea nendest võimalustest või ei oska üldse mõelda, et tegelikult on mingisugune abi olemas, olgugi, et ainult pooled nendest sellest kasu saavad. Depressioon on siis meeleolulangus ja see kestab 6 kuud ja rohkem. Et tähendab seda, et see hakkab tegelikult häirima inimese toimetulekut. Ja sellega kaasnevad ka mitmed niisugused sümptomid, kognitiivsed protsesside häirumine, mis tähendab, et tegelikult inimesed ei suuda enam igapäeva otsuseid vastu võtta. Mis tähendab, et depressioon on üha kasvav probleem, mis tähendab, et läänemaailmas on midagi valesti. Nüüd oleks vaja teada saada, et miks me kõik jääme depressiooni miks väga paljud meist jäävad depressiooni ning kuidas seda võiks siis paremini ravida, et see protsent oleks natuke üle 50. Nüüd üks niisugune loomulik asi, mis kaitseb meid kõiki depressiooni eest, on positiivne afekt. Ja seda on juba teada pikka aega, et need, kes on läbivalt oma elus rõõmsamad, ei jää depressiooni ja ei jää ka teistesse haigustesse tegelikult. Nii et üleüldiselt olla positiivne inimene on igal juhul tervislikum ja parem, kui olla negatiivse meelelaadiga. Küll aga on depressiooni puhul oluline just see, et kuigi alati räägitakse sellest, et inimesed on masendunud, õnnetud, kurvad, siis depressiooni juures on see, et positiivne kaob ära. Et mitte niivõrd ei erista teda teistest haigustest, see tuleb juurde midagi negatiivset, vaid see, et positiivne kaob ära. Seega on depressioon ja positiivne afekt ikkagi omavahel väga tugevalt seotud. Ning kui ma nüüd tahaks teada, et miks see positiivne afekt kaitseb inimest depressiooni eest,
siis selleks oleks meil vaja head loomkatsemudelit, sest et inimest ajutasandil uurida ei lubata, ei ole väga lihtne olemasolevate meetoditega. Nii et me peame kuidagimoodi leidma mingisuguse loommudeli. Aga te olete rotti näinud, et ta on selline mitte midagi ütleva näoga, väga armas, aga kas ta võib olla rõõmus või mitte nii rõõmus? Kas me saame peale vaadates ei saa aru? Aga tegelikult on rotid üksteisest väga erinevad. Et on rotid, kes on julgemad, on need, kes on arad, on väga uudishimulikke, on vähem uudishimulikke ja on ka rõõmsamaid ja vähem rõõmsamaid. Aga mis on selle uurimistöö seisukohalt eriti oluline, on see, et need rõõmsad rotid, nagu ka rõõmsad inimesed, on paremini kaitstud stressi mõjude eest. Ja see tähendab, et see rõõmus rott ja vähem rõõmus rott, pakub meile selle sobiva katsemudeli, et selgitada välja, mis siis ikkagi on selles positiivses afektiivsuses sellist, mis inimest kaitseb. Aga kuidas me teada saame ikkagi? Kuidas me ikkagi välja selgitame, kas see rott on õnnelik või mitte? Ja selle avastas Jaak Panksepp. Tema töötab Kanadas ja nemad hakkasid rottidega igasuguseid erinevaid asju tegema. Ühel päeval nad hakkasid kõdistama. Ja nad vaatasid, et kõdistamise ajal, et rotid teevad huvitavaid häälitsusi. Ja pärast pikaajalist uurimistööd nad leidsid, et need häälitsused, mida on siin spektrogrammil kujutatud, et need häälitsused väljendavad positiivset emotsionaalsust. Ja seega me saame neid kasutada looma meeleolu hindamiseks. Aga nüüd inimesed ka, et on paremaid päevi, on halvemaid päevi, et nagu me ei saa ju kohe öelda, et okei, hetkel ta on rõõmus, aga võib-olla lihtsalt see on ajutine. Et siis meie laboris nüüd töötati välja, et kui seda rotti kõdistada 2 nädalat ja iga päev natukene, siis mõne aja pärast, võttes mingisuguse ajaperioodi keskmise, saame ikkagi öelda, et üks rott on rõõmsam kui teine. Ja siis siin on spektrogrammil näha need rõõmsust väljendavad helid inimkõrvale täiesti kuuldamatud, neid saab ainult spetsiaalse riistvarega lindistada. Näiteks stressihäältest väga lihtne eristada. Ei teki mingit küsimust. Nüüd me teame, et meil on nüüd hea mudel, kus on rõõmsad ja on vähem rõõmsad rotid. Me teame inimestel, et see on hea, kui sa oled rõõmus, aga nüüd, mis seal ajus siis ikkagi toimub? Et üks selline aju osa, nagu naaldvutuum või nucleus accumbens, mis on osa dopamiinisüsteemist, siin on, mis on sinisega kujutatud. Ja dopamiin on see, millest räägitakse palju just sõltuvusega seoses ja ka naalduvast tuumast just sõltuvusega seoses. Sest see on see koht, kus vabaneb dopamiin, kui inimesel on suur tung, ta tahab mingit ainet saada või ta tahab mingit asja saada. Ja kuna see on siis selline piirkond ajus, mis tegeleb motivatsiooni ja sellega, et mingit asja tahan ja see on nauding, siis mõtlesime, et võib-olla on just naalduvas tuumas need erinevused. Ning see sai uurimistöö fookuseks. Siin on töö eesmärk siis, kui palutakse, et ühe lausega, et mis sa tegid. Et see on selline, millest enamasti, mille peal küsitakse, oota mida. Aga lühidalt, või tegelikult see ei olegi üldse keeruline. Et meil on rõõmsad ja vähem rõõmsad rotid. Ja kui me pärast stressi vaatame, mis nendega siis juhtunud on, mis on erinev, mis on sarnane. Et see on tegelikult see, mis töö eesmärgiks oli. Üldiselt nende katsetega on väga pikaajalised ja üks oluline osa sellest on siis, et kõigepealt algab rottide kõdistamine. Et kohe pärast seda, kui nad on emast võõrutatud,
hakkame neid iga päev kõdistama. Alguses nad natukene on sellised kõhklevad, aga üsna pea nad hakkavad isegi vastu mürama. Et põhimõtteliselt oli minu tööks 6 aja vältel igapäevaselt mängida rotipoegadega. Ja väga meeldiv. Ning pärast seda me saime jaotada nad niimoodi palju piuksuvateks rottideks ja vähe piuksuvateks rottideks. Meie kutsume neid HC ehk siis high chirping ja LC low chirping rottideks. Pärast seda, kui nad olid saanud täiskasvanuks ja kõdistamisest oli juba möödas üle kuu, siis järgnes krooniline muutlik stress. See on nüüd selline klassikaliselt kasutusel olev stressimeetod, kus igapäevaselt esitatakse midagi ebameeldivat, mis peaks siis nagu imiteerima inimese sellist igapäevast stressi. No selle üle võib vaielda, et kuivõrd ta siis ikkagi imiteerib või ei imiteeri, aga on näidatud, et rottidele see igatahes mõjub. Pärast siis paigaldati sond naalduvasse tuuma ning kogutud proovidest mõõdeti dopamiini sisaldus. Siin on näha, kuidas rotid juurde võtsid. Üks tubli ja terve rott põhimõtteliselt võtab kogu elu jooksul kaalus juurde. Eriti on seda näha vanade labarirottide juures, sest need on niisugused suured, et ühtegi sellist metsas ei kohta. Ja siin on näha kohe, et need 2 gruppi, nii HC, ehk siis need rõõmsamad kui ka vähem rõõmsamad, neile stress mõjus. Aga see on siiski natuke allpool, kus on need vähem rõõmsad rotid. Me juba näeme midagi natukene mõjus erinevalt. Aga igatahes võib öelda, et stressi mõju oli olemas, et me niisama ei rikastanud nende keskkonda 3 nädalat. Nüüd tulemustest. Siin selle punase noolega näidatud see, mis oli tegelikult kõige selgem, oodatum tulemus. Et need, kes on vähem rõõmsad, nendel rottidel ei dopamiini naalduvas tuumas vähemaks. Ja seda on teised ka saanud, et kui sa pärast stressirežiimi hirtele või rottidele on näiteks kokaiini või amfetamiini või midagi muud sellist head, siis need, kes on saanud stressi, need ei reageeri sellele enam nii entusiastlikult. Ja see mingis mõttes seletab seda tulemust, et jah, see on see põhjus, sest neil ei ole enam naalduvas tuumas nii palju dopamiini kui teistel. Aga samas on näha, et need, kes olid rõõmsamad, et seal on mitte oluline, aga nagu oleks väike tõus, aga siiski jätame hetkel see, et põhimõtteliselt muutust ei toimu. Seega, kui me võtaksime võrdluseks nüüd katse, kus eeldatakse, et kõik rotid on ühesugused, aga tegelikult me juba teame, et nad ei ole ühesugused ja lihtsalt võtame keskmise, et vaatame, mis toimus, siis keskmiselt me võib-olla näeme, et efekti ei ole. Nii et selle haavatavuse või siis resilientsuse arvesse võtmine on oluline, et tulemustest aru saada. Aga siis läheb natukene segasemaks. Kui me nüüd põhjustasime neile depolarisatsiooni, mille peale närvirakud vabastasid dopamiini, siis ühtedel vabanes palju ja teistel vähe, mis on oodatav. Aga mis siin on selline huvitav on see, et dopamiini vabanemine oli vähene ka neil rottidel, kes on rõõmsad ja kes ei ole stressi kunagi saanud. Ehk siis see täiesti paradoksaalne, nad ei ole kunagi stressi saanud, nad on rõõmsad rotid, nad on meie resilientses grupis, aga neil toimub vähene dopamiini vabanemine. Ja nüüd see on see tulemus, millele peab seletust hakkama otsima. Et miski ongi nende ajus teistmoodi ja mis see olla võiks. Ja seega siit saamegi kokku võtta, et stressi mõju erineva afektiivsusega rottidele on erinev ja seda nii käitumises kui ajutasandil. Ja stressi mõjul toimunud muutused vähem rõõmsate rottidel seletavad nende käitumislikke puudujääke, sest neil jääb dopamiini vähemaks. Aga kõrge positiivse afektiivsuse rottide ajus toimub midagi kummalist ja see tekitab uusi küsimusi. Ja seega me teame, et patoloogia kujunemisel on afektiivsusel oluline roll ja see asi väärib edasi uurimist. Ja uurimiste mõte ongi ju see, et tekiksid uued küsimused. Aitäh!
Nii, aitäh Kaile. Kas komisjonil on kommentaare või küsimusi? Minul on küsimus selle kohta, et miks rotid on mitte hiired? Sellele saab vastata kahte moodi, et levinud vastus on see, et rott on ju palju targem. Ongi. aga nii ongi, et see ongi nagu ühelt poolt, et rottidega tehakse psühholoogilisi katseid rohkem, sest et nad on intelligentsemad, segatoidulised loomad, nad on sarnasemad inimesele. Aga muidugi nüüd see on kummaline öelda, et rott on sarnasem inimesele kui hiir, et mõlemad on ikka väga kauged maad. Aga siis ongi see teine vastus, et me ei tea hiirtel sellist positiivse afektiivsuse mudelit. Komisjoni seast rohkem küsimusi? Tuleb, jah? Ma vaatan teid, ma näen pilti ka. Et küsimus on selles, et kui mina mõtlen inimesele, et keegi mind kõdistab, siis mul alati ei kaasne sellega positiivne emotsioon. Et kuidas te teate, või mulle jäi see natuke segaseks, et kuidas rottidel alati rõõmsaks lähevad sellest kõdistamisest? See on väga õige tähelepanek. Aga mis on siin võib-olla võtmeküsimus on see, et me kõdistame noori rotte. Need on rotipojad, kes omavahel hommikust õhtuni müravad. Siis, kui nad ei söö ja ei maga parasjagu. Ja see müramine on põhimõtteliselt see sama asi. Et see, kui nad veerevad pallina mööda puuri ringi, siis meie käega imiteerime nagu nende samasugust tegevust, samasuguseid kohti. Ehk siis, kui nad hakkavad sellega ära harjuma, siis nad arvavadki, et see on nüüd müramine. Et inimene ei tee päris sellist asja, võib-olla väga-väga väiksed lapsed müravad. Nii, nagu ma aru saan, siis komisjonist rohkem ei ole küsimusi. Olgu, aga kas on publiku seast veel küsimusi, kommentaare? Kui teil oli võrdlus, et rott ja inimene võiksid olla nagu mudel teisele, siis on juba inimesi, kes ei reageeri kõigile. Ja kui te 14 päeva neid kõditate, siis mina omast kogemusest võin öelda, et ka lapsena mind nädal aega seoses meditsiinilise probleemiga torgiti ja ma enam ei karda. Mind võib kõditada kust iganes, kust tahes, ma ei karda kõdi. See ei tekita minus ei positiivset, ei negatiivset reaktsiooni. Kuidas te välistate selle rottide? Selleks on statistiline jõud. et me ei saa, et see on täiesti õige, me ei saa välistada, et ongi rott, kes positiivset afektiivsust ei väljenda näiteks häälitsusega. Ongi selline imelik rott, et ta on täiesti vakka, aga talle hullult meeldib. See on erand, me ei saa sinna midagi teha, aga me teame, et üldiselt nii ei ole. Ja sellepärast meil ongi katses mitu rotti, et äkki on selliseid huvitavaid rotte. Kas on veel küsimusi? Küsiks ära, et mitu rotti sul oli siis? Sellega on niimoodi, et alguses kõdistasin ma tegelikult väga palju rotte. Aga siis valisime välja, et katses tuleb 56 rotti. Ja nendes 56 siis läbisid selle kogu katse. See on rotikatse kohta üsna palju. Aga muidugi, kui nüüd võrrelda sellega, et mis inimkatsetest üldse nagu vääriliseks pidada, siis seal algavad sadadest numbrid, aga lihtsalt loomkatsed ongi enamasti väikeste arvudega. Ühe küsimuse võib-olla jõuame veel, kui on veel küsimusi. Ei ole, siis ma tänan Kaid. Aitäh.